tere, kes on teie lemmikud lauljad, nii uued kui vanad? No, ma arvan, et ikkagi Eesti Grand Old Man on Ivo Linna. Aga noortest meestest mulle meeldib näiteks Karl-Erik Taukar. No, naistest ma ei suuda valida Marju Lenniku ja Anne Veski vahel. Nad mõlemad meeldivad mulle ja nad on mulle väga lähedased inimesed. Selle tõttu ma ei taha kummagile liiga teha. Nad on superstaarid, kumbki omamoodi. Aga noortest naislauljatest see valik on nii suur. Noori naislauljad on nii palju nii häid, et kindlasti on äge on Liis Lemsalu. Et mõnele võib ta mitte meeldida, aga mulle siiski väga meeldib. Ines meeldib mulle väga. Jällegi Maarja meeldib mulle. Väga noortest turule tulijatest, ma mõtlen. Noh, las jääb teistele ka ütelda midagi. Ja kellele täna annaksid auhindu? Hästi huvitav muusika ja vist on ka täna päris palju nominatsioone saanud. Ma olen ise žürii liige. On Trad Attack, kes on nii kõlalt kaasaegne, aga samal ajal hoiab ka Eesti folkmuusika sellist joont. Ja ta võib maailmas veel laineid lüüa. Noh, tal see probleem, et ta tahab saada Emmy auhinda, aga Emmy auhinda ei saa muidu, kui sa ei ole mõne Ameerika plaadikompaniiga koostöös. Nii et kui nad selle suudavad ära teha, et mõne Ameerika plaadikompaniiga plaat välja anda, siis nad võivad vabalt Emmile ka kandideerida ja lähimas tulevikus mõne Emmy võita, nii et Trad Attack on kindlasti väga põnev ansambel ja ma hoian neile väga pöialt. Ja kuidas Eesti muusikud saaks välismaale rohkem tutvustada? No, eks kõige üks keerulisemaid küsimusi on managemendi võimekus. Et kus koolitatakse üldse manager ja kus koolitatakse produtsente. Et see on alles uus oskus, mida meie inimesed õpivad. Meil ei ole nii võimsaid sidemeid maailmas. Meil ei ole nii suuri rahasid taga, et teha tõelist lobitööd, et teha ka tõelist managementi, et oma artistidele teha promo. Kas või kui meie artist läheb Eurovisioonile, et teha meeletuid vastuvõtte, meeletuid esitlusi, meeletuid materjale, showsid korraldada. Et tihti on isegi, kui meie artist on Eurovisioonil, et kui sa tahad, et laval oleks palju efektseid, valguseid, tossu, lasereid, see kõik maksab. Et, selle üle on ka nalja visatud, et Eesti televisioonil, rahvusringhäälingul ei ole nii palju, et osta nii kallis showd kui näiteks Vene artistil. Ehk Venemaa paneb oma artistile väga suure show sinna taha, kui on vaja, nii et eks natuke mängib see raha ka ikkagi siin kaasa. Aga tõelise ande tunneb ikkagi vaataja ära, nii et näiteks eelmise aasta Eurovisiooni võitja oli ju see poiss, kes laulis vaikselt kuidagi sellise šamaani hoiuga ja võitis kõigi hämmastuseks. Nii et juhus võib olla pime nagu jalgpallis.